Näitus alati meie kõrval tutvustab kasside ja koerte kujutamist kunstis läbi sajandite. Alustame 16. sajandist sellise hiliskeskaegsete piltidega ja liigume kuni 19. sajandi lõpuni ja lisaks on väikesed detailid või dialoog ka 21. sajandiga. Ja kassid ja koerad, mis võib tunduda sellise pehme teemana, lihtsa teemana. Armsaid pilte kassidest ja koertest näeme interneti laiustel miljoneid, kuid samas, kui me vaatame ajalukku, siis kasside ja koerte kaudu, nende kujutamise kaudu on räägitud inimesest, inimeste suhetest, inimeste võimusuhetest, inimese ühiskondlikust positsioonist, inimeste pahedest, inimeste unistustest ja alati meie kõrval ongi pealkiri, valitud selline pealkiri, et see iseloomustab neid loomi, nad saadavad erinevates rollides inimest ja hoopis mitte alati polnud nad truud sõbrad ja soojad karvapallid, mida kodus hoiti. Ja loomades kunstis on tugevaid konflikte, nagu me näeme siin Johann Friedrich Seupeli maalil. Seupel, kes töötas peamiselt Peterburis, kuulus Johann Grothi õpilaste hulka. Groth tuli siis Stuttgartist Peterburise ja õukonna kunstnikuks. Elisaveta Petrovna ja Katariina teise tellimusel maalis loomapilte. Teda nii kutsutigi loomade Grothiks ja Seupel siis jätkab seda traditsiooni. Ja see maal kuulus siis Sagadi mõisa interjööridesse ja Sagadi muuseumisse on siia jõudnud. Konflikt, tugev konflikt, kass ja koer vastamisi urisevad teise peale, nende vahel on surnud kukk. Me näeme väikest varast kassi, kes haaras selle linnu, mis pidi olema peremehe toit. Ja koer, kes on valvur, tema võitleb kassiga, siis püüdes päästa peremehe vara. Et sellistes situatsioonides saigi ju alguse meie tuntud vanasõna nagu kass ja koer, mis räägib siis omavahel kisklemist ja sõdimist. Kuid näitusel me näeme hoopis ka teistsuguseid kasse ja koeri, kes sõbralikult koos peremeeste kõrval magavad, sümboliseerides nii õnnelikku abielu, rahulikku perekonda ja kodu õndsust, et sellised kodu ubasuse ja kodurahu sümboliseerivana magav kass ja magav koer jõuavad kunsti 18. sajandi lõpust, valgustuste ajastust, kui hakati järjest enam väärtustama inimeste vahelisi suhteid, perekondlikke suhteid, sõprust, armastust, sellist tundelist elu. Ja seetõttu ka seevastu varasemas kunstis näeme selliseid metsikaid loomi ja kassi ja koera kui looduse esindajad. See on tõesti ilus, aga tegelikult ka intrigeeriv lugu, kuidas kunstimuuseumil on 2 maali, mis kujutasid Sofie Menterit, kes oli kuulus pianist, esines Euroopa paljudel lavadel, käis ka Peterburis, võib-olla käis isegi Eestis, me ei tea. Aga tänu sellele kassi ja koerte näitusele alati meie kõrval, kui me tõime need pildid siia näitusesaali ja panime kõrvale väidetavalt 3. Sofie Menteri portree, siis korraga selgus, et ainult 1 3 pildist kujutab Sofie Menterit. Ja see on see valge pitskleidiga daam. 2 teist daami on hoopis keegi teine. Sellel päris Sofie Menteril on pruunid silmad ja hästi selline peen ja modelleeritud või nägu. Aga nendel 2 teisel väidetavalt Sofie Menteri portreel on hoopis teistsugune nägu. Nii et me tegime tänu kassi ja koerte näitusel väikese avastuse ja väikese täienduse Eesti kunstiajalukku,
et on ainult üks Sofia Menteri portree, mis meil siin on. Ja põnev selle portree puhul on see, et pildil on kass. Kass, kelle pärast Sofia Menter oli valmis jätma ära ka kontserdi. Kassi nimi oli Kleks. Kui kass jäi haigeks, siis jäi kontsert ära. Aga teine võimalus oli võtta ka kass kaasa, mida ta ka sageli tegi. Ja selle pildi on maalinud Sally von Kügelgen, Balti-Saksa kunstnike dünastias sirgunud noor kunstnik aastal 1887. Tema töid Eestis on teada üsna vähe ja sellepärast, et ta juba 30-aastaselt lahkus siit ja asus elama Rooma. Aga need 3 tööd, mis kujutavad siis üht Sofia Menterit ja 12 naist, ühte sama naist 2 teisel pildil, kord 2 kassiga, kollase ja musta kassiga, kord väikese koeraga, et need on samuti Sally von Kügelgeni maalitud. Me tunneme Sally von Kügelgeni kui väga head portretisti, aga nüüd me teame ka seda, et ta on portreerinud mitte ainult hästi kauneid daame, vaid ka loomi, kasse ja koeri. Ja see on tõesti see, mille pärast tasuks seda näitust vaatama tulla. Tulla üksi või perega või sõpradega, et pole kahtlust, loomateema puudutab kõiki.